Objektiivi raadio. Tervist, algab Objektiivi raadiosaade, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool mikrofoni on vaimulik ja teoloog Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus, tere head kuulajad! Täna me räägime jälgimisühiskonnast. Nimelt hiljuti tuli välja Eesti Ekspressi artikkel, mis kandis nime Andmebaas, millest ei teadnud ka peaminister. Kaamerad salvestavad iga kuu 20 miljonit autonumbrit. Ja seda teemat on käsitletud erinevates väljaannetes laiemaltki. Näiteks üks artikkel Delfi Forte ehk siis tehnoloogia lehekülgedel sedastab seda, et politsei jälgimiskaameraid on arvatust mitu korda rohkem, numbrituvastuse kõrval salvestab enamik neist ka inimesi. Ja pidevalt salvestatakse siis 480 000 gigabaidi jagu andmeid. Ehk siis me räägime põhimõtteliselt sellisest asjast, mida jälgimisühiskond igal pool ulmeromaanides on üritanud teha. Orwelli 1984 tuleb siin meelde, aga teised ulmefilmid ja igasugused muud romaanid samuti, mis räägivad sellest, kuidas jälgimisühiskonnas on inimene pideva valve all. Ja mitte, et need temaatikad oleksid olnud kuidagi Eestis täiesti vaiba alla pühitud, nendest teemadest on ka räägitud, aga nüüd me äkitselt saame teada, et politsei on üles ehitanud sellise süsteemi, mis põhimõtteliselt jälgib vaata, et kõiki Eestis sõitvaid autosid ja pildistab ka nende kaassõitjaid, kogu seda auto inimesi, kes seal sõidavad ja sellest ei ole teadlik isegi peaminister, sellest polnud teadlik väidetavalt ka siseminister ja õiguskantslergi mainis, et nüüd on asjad ikka kuidagi käest ära läinud. Ehk siis põhimõtteliselt meil on nagu politsei omavoli, mis on ulatunud sinna, et kõik, kes autoga sõidavad, on äkitselt politsei andmebaasides sees, nende näod, nende numbrid, nende trajektoorid, kuhu nad on sõitnud, millal nad on sõitnud. See on nüüd ilmselgelt probleem. Jaa, no meil on juba mõnda aega siin üritatud maha müüa ideed, et tuleks hakata salvestama kodanike autode keskmist kiirust. Et kui sa sõidad näiteks Tartust Tallinnasse või vastupidi, et siis kaamerad fikseerivad sinu väljasõidu ja kui sa jõuad Tallinnasse või sihtkohta, siis kaamerad uuesti pildistavad su auto ülesse ja arvutavad välja sinu keskmise liikumiskiiruse ja kui see peaks siis ületama seda lubatud sõidukiirust, siis selle alusel on võimalik sulle väljastada trahvikviitung. Et selline automaatne süsteem, ei ole vaja sinna kuhugi põõsasse tee äärde politseipatrull ega midagi, iga inimene teab, et suur vend vaatab hella pilguga tema peale, eriti hellaks ja härdaks muutub see pilt siis, kui sul on vaja trahv ära maksta, eks ole, et siis sa saad oma panus anda Ukraina toetamisse või kaitsetööstuse arendamisse Eestis ja meie julgeolekuprobleemide lahendamisse, on minulgi juhtunud sellist annetust tulnud teha teinekord, et kuigi püüan üldiselt väga vastutustundlik ja kuulekas ja lojaalne kodanik olla, aga ikka juhtub. Ja tegelikult see ongi nagu selle süsteemi puhul siis kõige problemaatilisem asi, et väga sageli öeldakse sulle vastu, et aga õige hõlma ei hakka mitte keegi. Sul ei ole mitte midagi karta, kui sa täidad seadust, kui sa täidad liikluseeskirja, kui sa ei ületa lubatud sõidukiirust, kui sa järgid kõiki neid reegleid, mitte midagi ei juhtu. Las nad vaatavad, mis sul sellest on, kui politsei sind jälgib. Sinu autonumber on niikuinii teada, eks ole, pildistavad, kus sa käid, mis sa teed. Aga tegelikult selles see probleemi ongi, et meie ühiskonna üheks alusväärtuseks on isikuvabadused. See tähendab, et meil on vaba ühiskond vähemasti deklareeritult. Kas ta seda nüüd päriselt on, kas ta ka tegelikult seda on, see on see kriitika teema, mida me siin ka arendame Objektiivi saadetes erinevates ja artiklites ka, et me leiame, et tegelikult riigivõim kuritarvitab oma positsiooni ja et
riigivõim on muutunud millekski selliseks, mis ei ole enam kooskõlas ei meie põhiseadusega ega üldse vaba ühiskonna ideaalidega. Ja kui me tõesti peaksime jõudma ühel hetkel sellisesse olukorda, et kõiki meie liikumisi hakatakse hindama mingisuguse arvutiprogrammi poolt või mingisuguse tehismõistuse poolt, ühesõnaga riigi poolt loodud süsteem võtab meie liikumist jälgida ja hinnata, kas me oleme käitunud seaduskuulekalt, siis me tegelikult oleme jõudnud vabast ühiskonnast jälgimisühiskonda ja kontrolliühiskonda. Nad ei ole päris kattuvad mõisted, et jälgimine tähendab seda, et süsteemi kaamerad filmivad sinu liikumisi, loomulikult sinu liikumisi saab jälgida ka mobiili positsioneerides, saab loomulikult paljudel muudel viisidel jälgida sinu tegemisi, mida sa internetis teed, kus sa surfad, millistel lehekülgedel sa käid, aga sellega seoses kaob ära sinu privaatsus ja sellega seoses kaob ära see õigustatud ootus, et riigivõim jätab su rahule ja laseb sul elada oma elu vaba inimesena. Ja alles siis, kui tõepoolest on mingisugune tõsine seaduse rikkumine toimunud, alles siis riigivõim saab sekkuda. Aga igal juhul selline lausjälitamine, lausjälgimine ta on esiteks vastuolus selle vaba ühiskonna alusideega, baasideega, mis austab inimese privaatsust, privaatsusõigusega, aga loomulikult ta on ju avatud ka kuritarvitustele, see on teine probleem. Et me oleme kuulnud siin erinevaid lugusid sellest, kuidas ka politseisüsteemis on kasutatud selliseid jälgimissüsteeme ära mingisugustel hoopis isiklikel huvidel või siis ka näiteks, kui sa oled avaldanud mingisuguseid riigivõimule või režiimile ebasobivaid seisukohti, ka siis saab võtta ilusasti välja, kus sa käid, kellega sa suhtled, tehakse sellised taustauuringud teatud süvariiklike asutuste poolt ja seda informatsiooni saab ära kasutada ühel hetkel sinu kahjuks. Ehk siis kas konstrueerides mingisugused süüdistused sinu vastu või seostades sind mingisugust isikutega või mingisuguste ettevõtmistega, eks ole, ma ei tea, keegi ajakirjanik saab kogemata, kui juhtumisi mingisugused fotod, nagu mulle tuleb meelde, et vist Tiit Madissoni puhul nagu mingisugused fotod lekkisid, et ta seal sai mingite vene tegelastega kokku, eks ole, kuidagi juhtumisi oli just sellel hetkel keegi fotoaparaadiga inimene mööda läinud ja pildi teinud, selge see, et teda jälitati, eks ole, ilma et mingisugust kriminaalasja oleks olnud. Et ühesõnaga, kui riigil on selline võimekus, mis tal ju kahtlemata on, siis küsimus on, et kes kontrollib selle võimekuse kasutamist ja kas üldse sellist võimekust riigil peaks olema? Absoluutselt, kogu see jälitamisühiskonna ja jälgimisühiskonna üheks peamine eeldus on see, et justkui oleks inimene juba ette milleski süüdi mõistetud. Et justkui kahtlustatakse igat kodanikku milleski, millest teda võidakse vahele võtta. Ja kui sinna juurde käib põhimõtteliselt selline tohutu seadusloome vohamine, mis põhimõtteliselt võimaldab seda, et inimene võib rikkuda seadust, vaata et eneselegi teadmata mingil väikses aspektis või et kõik seadused ei olegi võimalikud täitmiseks, eks ju, et selline tohutu bürokraatlik masinamärk, mis sulle iga kell võib kaela potsatada, kui sa ei ole kas ühte avaldust täitnud kuskil ettevõtjana hästi või oled teinud seal kuskil mingi juhusliku vea, toon lihtsalt suvalisi näiteid, siis see jälgimisühiskonna lisafaktor sinna juurde tähendab seda, et põhimõtteliselt riik positsioneerib ennast üksikisiku suhtes totalitaristliku võimuna, kes võib otsustada seda, kes vahele võetakse, millal,
kuidas ja mis tingimustel. Et see on totalitaristliku riigi mudel. Ja tegelikult, kui me kaugemale läheme siit, siis ega siis see totalitaristlik riik ju rajaneb just nimelt teataval väga sügaval nagu antropoloogilisel ja ütleks isegi nagu teoloogilisel eeldusel. Et kui meil on ühiskond, mis väärtustab inimese vaba tahet, inimese vabadust, inimese vastutust, et inimene on vastutav eelkõige oma enda tegude eest, ta on see, kes vaba agent, kes arendab endas välja voorusi, kes peab olema tõepoolest seaduskuulelik, et see on ühiskonna mudel, mis ei vaja mingisuguseid selliseid jälgimistehnoloogiaid, et kogu aeg keegi vaataks sulle peale, kas sa oled midagi kuskil valesti teinud. Aga kui meil on tegelikult ühiskonna mudel, mille aluseks on antropoloogiline eeldus, et inimene on selline, kuidas öelda, materiaalne loom, kes võib iga hetk kanduda mingitele kriminaalsetele algetele, keda peab ohjes ainult ühiskondlik korraldus, siis just nimelt sellistes ühiskondades tekibki just nimelt selline jälgimisühiskonna kihk, sellepärast, et kui seda ei oleks, siis mine sa tea, mida inimesed teeksid, mine sa tea, kuidas nad käituksid. Ja see, ma ütleks, et jälgimisühiskond sellisena on nagu kõige otsesem või totalitaarne ühiskond tervikuna, on kõige otsesemalt tagajärg ikkagi ei millegile muule kui sellisele jumala tapnud ateistlikule süsteemile. Ehk siis inimene on lihtsalt üks monaad, keda võidakse mõjutada täpselt nii, nagu ise tahetakse, kellel endal on pigem kalduvus teha midagi kurja, kui kalduvus püüelda tõe, hüve, vooruslikkuse ja nende asjade poole kasvatada nendes selles vaimus oma perekonda, oma lähedasi, et totalitaristlik mudel on tegelikult mitte midagi muud kui sellise jumala ära kaotanud ateistliku süsteemi järelevalve kompleks. Ja, need totalitaarsed režiimid on ju reeglina mingisugused revolutsioonilised ideoloogilised režiimid. Ja selliste režiimide puhul on hästi oluline, et kõik elanikud ja kodanikud oleksid kogu aeg kontrolli all. Et süsteemile, režiimile, valitsevale parteile või mingile huntale, mis seal parasjagu võimul juhtub olema, ei tuleks ootamatult kodanike poolt vastupanu või mingisugust vastuhakku ja sellise totalitaarse jälgimise ja jälitamisega siis üritatakse hoida inimesi kontrolli all. Ma ei ole tänapäeva Hiina eluoluga väga kursis, olen lihtsalt lugenud mingeid uudiseid, aga mul on tekkinud nagu sellel põhjal selline ettekujutus, et kui inimesed on allutatud sellise tohutu võimsa totalitaarse riigi pidevale järelevalvele ja seal kaasneb sellega siis kuuldavasti ka selline sotsiaalne punktisüsteem, eks ole, et kui sa mingites asjades eksid, siis sa kaotad teatud hüved või juurdepääsu teatud hüvedele ja kui sa käitud kuulekalt, siis sa kogud nii-öelda boonust ja süsteem võimaldab sulle mingisugused hüved, aga see on alati riik, see on alati režiim, alati süsteem, mis otsustab, kas sa väärid preemiat või kas sa väärid mingisugust karistust või kõrvale lükkamist, mingitest hüvedest ilmajätmist. Et kui me tuleme Eestisse, siis Eesti põhiseadus ju deklareerib, et Eestis on riigivõimu kõige kõrgemaks kandjaks on rahvas. See tähendab, et tegelikult riik kui selline, riigi valitsus kui selline lähtub rahvast idee poolest. Et meie peaksime olema kuningad, kui piltlikult väljenduda, ja valitsus, ministrid on meie teenrid, mida siis see sõna minister ju ka iseendast tähendab, eks ole, et nemad on teenrid. Me palkame valitsuse endale järgmiseks 4 aastaks või kuidas iganes see ajavahemik on, ja selles mõttes ka kõik see, mis siin riigis toimub,
peaks olema ja seisma rahvateenistuses ja mitte vastupidi, et režiim, riik, võim käsitleb rahvast oma sellise ressursside allikana, no näiteks maksumaksjana. Et sa oled allutatud Maksu- ja Tolliameti pidevale jälgimisele, et kas kõik sinu tulud, mis sa saad, et nad oleksid deklareeritud, et need maksud oleksid makstud õigeaegselt, eks ole, ja kui ei ole, siis muidugi hakkavad igasugused viivised ja muud sellised asjad jooksma, mis siis karistavad sind selle eest, et sa ei ole täitnud maksukohustusena oma kohustusi riigi eest. Et siin me näeme just nimelt sedapidi pööratud võimuloogikat, et võim eesotsas siis valitsusega, mis teostab täitevvõimu, käsitleb kodanikke nii-öelda oma ressursside allikana. Ja muideks ma tuleks selle liiklusteema juurde korraks veel tagasi, et kui meile ka liikluskaameraid üles pannes rõhutatakse, et kui tähtis on ikkagi see turvaline liiklus ja et Eestis on liiklussurmasid kaugelt liiga palju, et me oleme Euroopas nagu halvemuse poolest seal nii-öelda esirinnas liiklussurmadega ja me peame tegema midagi, mis seda liiklust rahustaks ja see nagu õigustaks siis esiteks nende liikluskaamerate ülespanemist, aga ja ma ei räägi isegi mitte statsionaarsetest kaameratest, vaid sellist nii-öelda juhuslikust kiiruse mõõtmisest tee ääres, et seda trahvi kogumist tegelikult, ehk siis see on täiendav maksukogumine ju põhimõtteliselt kodanikelt, et seda õigustatakse siis õilsa põhjendusega, et on vaja kaitsta inimelusid, on vaja liikluskultuuri parandada. Aga mis tegelikult ju põhjustab ka kindlasti päris palju surmasid liikluses, on puudulik teehooldus. Ja vot seal me näeme seda, kuidas riik absoluutselt ei hooli sellest, et liikluskultuur paraneks või et liiklussurmad väheneksid, vaid eriti nüüd sellel talvel, mis on selja taga ja ma räägin praegu maapiirkondade teedest ja kõrvalteedest eriti, et oli näha, et lihtsalt raha ei anta ja raha ei ole selleks, et teid lahti lükata, teha libeduse tõrjet, ma ei tea, kas ta on riigimaanteedel on ilmselt riigikohus ja kohalikel maanteedel on ta kohaliku omavalitsuse kohustus, aga sellega kontrastis siis, kui kevad kätte jõuab ja jää ja lumi ära sulavad, et siis on nagu õigus ja igati põhjendatud korjata kodanikelt trahviraha kiiruse ületamiste eest, aga siis, kui riigil on nagu mingi kohustus teid lahti lükata, liiklusohutust sellega vähendada või ohutust suurendada, aga ohtlikke olukordi vähendada, siis see kohustus jäetakse täiesti külmalt täitmata, lihtsalt ei huvita. Mis jällegi illustreerib seda süsteemi loogikat, et tegelikult ei lähe neile korda kodanike heaolu, ei lähe ka need traagilised liiklusõnnetuste numbrid korda, neid huvitab lihtsalt maksumaksja või kodanik kui ressursi allikas, keegi, kes siis nuumab seda süsteemi oma panusega, mis talt siis erinevate ettekäänete abil ära võetakse ja mida siis süsteem saab ise oma äranägemist mööda kasutada. Siit läheb juba see mõttelend kaugemale sellest täna kokkulepitud teemast, milleks on jälgimisühiskond, aga ta on sellega seotud, kuidas siis tegelikult kodanikest võõrandunud võim kasutab või kuritarvitab oma positsiooni ühelt poolt siis jälgides kodanike lausjälgimismeetoditega, hoides siis nii-öelda populatsiooni kontrolli all ja teiselt poolt siis maksustades kõikvõimalikel viisidel seda sama populatsiooni, et oma enese režiimi selliseid poliitilisi vajadusi siis nii-öelda majanduslikult ja rahaliselt toetada. See on huvitav, et millise transformatsiooni on läbi teinud meie ühiskond siin viimase 10-15 aasta jooksul. Et me kõik mäletame võib-olla sellist vahejuhtumit, mis oli üle 10 aastat tagasi, kui Guardian avaldas sellise vilepuhuja nagu Edward Snowdeni väljaütlemised, et National Security Agency ehk NSA, üks Ameerika jõustruktuuridest, salvestab kõiki telefonikõnesid ja digitaalseid märke
mitte ainult Ameerikas, vaid tegelikult ka Euroopas ja põhimõtteliselt kogu liiklust üleüldse, mis internetis on, et need teed Eestis ühe kõne kellegile, et see on põhimõtteliselt salvestatud NSA serveritesse. Ja kuni sinna maani ma mäletan, et seda juttu rääkisid niinimetatud vandenõuteoreetikud. Tänapäeval oleme jõudnud sinna, et vandenõuteoreetiku silt saab väga kiiresti otsa, sellepärast et sa jõuad olla vandenõuteoreetik võib-olla aasta-poolteist, aga siis see vandenõuteooria lihtsalt osutub tõeks. Ja siis ei ole enam vandenõuteoreetiku sildiga mitte midagi pihta hakata, aga kuni sinna maani oli pikka aega räägitud sellest, vähemalt sama palju, 10-20 aastat, et tegelikult USA eriteenistused monitoreerivad digitaalset võrku ja salvestavad sinna seda sidet. Ning see tundus nagu täiesti uskumatune ja toona isegi tuli veel Euroopa Liidult mingid noodid USA-le, aga tänapäeval me oleme vaikselt ära harjunud selle olukorraga, et põhimõtteliselt erinevad tehnoloogiaettevõtted, olgu selleks Facebook, olgu selleks Twitter, endine X, olgu selleks mingid võrgusidemeoperaatorid, mingid muud suuremad tohutud tehnoloogiaettevõtted tegelevadki sellega, et nad salvestavad kõiki sinu ette sinu samme, olgu selleks eelkõige muidugi Google, mis müüb sinu enda huvi erinevatele reklaamipakkujatele loomulikult, et kui sa Google'is otsid, ma ei tea, erinevaid automarke, et mida omale järgnevaks osta või kappi või lauda, et millisest poest, siis äkitselt potsatavad sulle erinevates nii Facebookis kui ka Google'is kui ka mingitel lehtedel, kus sa külastad nende ka kas autoreklaamid või mingid muud asjad. Et põhimõtteliselt sina kodanikuna oled nende jaoks juba sina oledki produkt. Et on öeldud seda, et hiir ka teatavas mõttes ei saa aru, et miks juust on ilma rahata, aga tema maksab selle eest ränka hinda, ta maksab selle eest oma eluga. Aga meie, kui me ei saa aru, et miks meile Google, Facebook ja teised sellised suurtehnoloogia ettevõtete tohutute ressurssidega loodud tehnopargid on ilma rahata, siis sellepärast, et produkt ei ole mitte nemad, vaid meie ise seal sees ja meid müüakse inimestena nendele teistele nii-öelda suurfirmadele, kes müüvad meile omakorda reklaami. Nii et see tohutu massiivne jälgimisühiskond on jõudnud nagu igale poole sellisel viisil, et kõik teatavas mõttes teavad seda, aga on aksepteerinud selle olukorra, et meie üle teostatakse pidevalt kogu aeg jälgimist. Ja sa mainisid siin Hiinat, Hiina on selles mõttes nagu drastiline selline olukord tegelikult, et seal ikkagi on näotuvastus üldiseks selliseks standardiks igal pool, kus sa tsivilisatsioonis liigud ja kui sa teed midagi, mis ei ole vastuvõetav võimudele, siis sinu sotsiaalne krediit läheb alla ja näiteks sellest sõltub, kas sa saad reisida ringi välismaale, kas sa saad reisida ringi Hiina siseselt, millistesse ülikoolidesse sa saad, kas sa üldse saad ülikooli, et see on kõik nagu reglementeeritud, et Hiina teatavas mõttes juba elab sellises tehnoloogilises düstoopias, palju kaugemale arenenumas düstoopias kui me siin läänes võib-olla isegi, aga muuseas on ka mitmeid indikatsioone, et näiteks New York Times ja paljud teised on kiitnud globalistliku ideoloogia tuginedes sellist Hiina režiimi, et tegelikult globalistid tahaksid midagi sarnast teha igal pool, aga sellised imelikud jäänukid nagu põhiseaduslikud õigused ja õigus privaatsusele ja demokraatia ja sellised muud imelikud lääne ühiskonna jäänukid natukene pidurdavad seda veel läänes, aga Hiinas, kommunistlikus Hiinas, tehnokraatlikus Hiinas neid pidureid ei ole ja seal on see arenenud välja täielikuks düstoopiaks. Aga mis nüüd nagu
vaatab meile siit Eestist vastu, on see, et meie see väike pisikene kodune Eesti Vabariik üritab seda sama düstoopiat meie peal rakendada ja üritab seda sama düstoopiat meile nagu põhimõtteliselt sõna kõige otsesemas mõttes koduukseni kätte tuua. Et tegelikult on siin olnud ka artikleid sellest, kuidas tohutu võrk erinevaid neid politseikaameraid on üldse pandud püsti, et siin ei ole tegu ainult liikluskaameratega, vaid tegu on sellega, et kui me käime tavaliselt nii-öelda kultuurikeskkonnas ringi, olgu selleks tänav, olgu selleks, ma ei tea, erinevad siseruumid, siis on seal väga palju politseikaameraid, mis jälgivad 24/7 seda pilti. Üllatav oli muuseas see, et ma mäletan seda, et kui meil oli selline vahejuhtum siin mõningad aastad tagasi, kui Hartleb rammis oma lapsekäruga neid inimesi seal Vabaduse väljakul ja sõimas inimesi fašistideks, kaasus, mille me kohtus võitsime tegelikult erinevates kohtuastmetes ja me küsisime selle peale politsei turvakaamera pildistusi, et saaks siis konkreetselt ka materjali, et kui üldse kuskil neid turvakaameraid on, siis loomulikult Vabaduse väljakul. Kui te Vabaduse väljakul ringi käite, siis te võite tegelikult neid näha seal igal pool. Ja ei, selleks ajaks olid need juba ära kustutatud, kahjuks Hartlebi kaasuseks oli need ära kustutatud, et selline väike vahejuhtum. Aga siin väidetavalt nüüd väidab politsei, et võib-olla aasta-poolteist jäetakse see salvestus alles, aga me tegelikult ju ei tea, mis juhtub. Et siin on olnud nüüd mitmeid artikleid, mis on rääkinud sellest, et tegelikult on kogu see jälgimisühiskond sellisena, mida politsei on nüüd püsti pannud, täiesti rängalt õigusvastane. Näiteks vandeadvokaat Karmen Turk on päevakommentaaris Eesti Päevalehes kirjutanud pikalt sellest, et tegelikult see on otsene riive, privaatsusõiguse riive, nii et siin ei ole mitte midagi öelda. Selle peale on PPA peadirektor Egert Belitšev rääkinud sellest, et õiguslik alus sellisele toimingutele on olemas, aga sellest hoolimata peaks nüüd kodaniku esmane küsimus olema see, et kes on andnud teile, politseile, õiguse sellise tohutu jälgimissüsteemi püsti panna? Kus kohal on hääletatud sellist asja? Kes on andnud õiguse, et politsei põhimõtteliselt Eesti teedel, neid oli vist 250 kaamerat ja toimivad siis 228 või 225, kui ma ei eksi. Igal juhul massiivne arv kaameraid. Kes on andnud teile esiteks rahalised vahendid selle püsti panemiseks, kes on andnud õiguse seda teha olukorras, kus mitmed õiguseksperdid, kaasa arvatud ka õiguskantsler, on öelnud, et tegu on õigusvastase käitumisega. Ja õiguskantsler ütles seda, et sellisele tegevusele ei peaks andma sentigi riigi raha, nii ta väljendas, ma ei tea siis millist raha sellisele tegevusele peaks andma, kas eraraha või erakapitali või ma loodan, et mitte. Aga tegu on põhimõtteliselt nagu väga tõsise õigusliku küsimusega. Kust on saadud õigus selliseks asjaks? Kes on lubanud seda? Ja kui me nüüd tuleme siia, ja siis me näeme tegelikult riigi tasandi juurde, siis me näeme nagu riigi juhtkonna tasandi juurde, siis me näeme nagu täielikku bardakki. Et ei siseminister, ei peaminister, ei tea üldse, et sellised asjad on püsti pandud. Vabandust väga, mis siin üleüldse toimub? Kas see on siis tõesti nüüd PPA politsei mingisugune oma looming, et selline asi on püsti pandud? Me kodanikena peaksime hakkama nagu küsimusi küsima ja tegelikult ainukene asi, mida sellise asjaga teha, et see tuleb nüüd utiliseerida, see tuleb absoluutselt maha võtta, selline jälgimine kodanike turjalt, et see ei ole sugugi nüüd sellise õigusriigiga ideedega
vastavuses. Oi ei, ma arvan, et pigem nüüd tuleks just see ruttu seadustada, eks ole, et see on see, mida nad ütlevad, et noh, jah, on juba mitu aastat siin meil olnud, eks ole, et nüüd tuleks Riigikogu peaks ruttu seda seadust ka menetlema ja tegema selle asja legaalseks. Et kuigi loomulikult minu meelest võib-olla kõige suurem probleem selle juures ongi kodanike enda selline teatav apaatsus või et jah, tõesti meedia nüüd tõstis selle teema üles, et selles suhtes ei saa öelda, et see oleks kinni mätsitud. Teema püstitati, aga inimesed on kuidagi apaatsed selles suhtes, nad on harjunud sellega, et kaamerad on nagu nii igal pool ja mis kasu või mis kahju siis nagu kodanikule sellest võib sündida, kui nad seal midagi vaatavad ja mingid andmebaasid kuskil ja see probleem on väga abstraktseks inimeste jaoks. Aga tegelikult küsimus ongi ju selles, et kuidas on võimalik, et demokraatlikus õigusriigis tekivad kuidagi iseendas sellised süsteemid, et kodanik võetakse, põhimõtteliselt ta võetakse riigi poolt vahi alla. Mitte selles tähenduses, et pannakse kartserisse või vangikongi, vaid ta võetakse vahtimise ehk jälgimise alla. Ja mingisugused politseiametnikud, ma ei tea, vanem inspektor Kukekene ja noorem inspektor Kanakene, eks ole, siis vaatavad arvutist või kuskilt mingit salvestust ja otsustavad siis, et kas see kodanik, see või teine, kas ta siis nüüd, kas peaks mingi menetluse äkki algatama tema osas või, et ühesõnaga, et juba sellise süsteemi selline vaikne loomine ja käiku laskmine, see on skandaalide skandaal. Praegu peaksid lendama kõiksugu kupud ja pagunid kõrgetelt politseiametnikelt. Politsei tuleks tõenäoliselt laiali saata ja uuesti kokku panna, et selline kuritarvitus on aset leidnud Eesti Vabariigis, kus kõrgema riigivõimu kandjaks on rahvas, kes ei tea mitte midagi, koguni rahva kõige kõrgemad teenrid peaministrina välja väidetavalt ei ole kuulnud, ei ole näinud, kuidagi nagu iseendast on politseisüsteemis ehk siis ühes jõuasutuses, mis peaks olema võimu ja avaliku korra teenistuses, et seal on tekkinud selline täiesti illegaalne jälgimisapparatuur, millega siis hoitakse kõigil ja kõigil silm peal. Et see on täiesti uskumatu, et selline asi on. Aga kui sa enne mainisid neid vandenõuteooriaid, mis osutuvad tõeks mingisuguse väikese viiteajaga, siis mina mäletan ka mõne aasta tagant kohtumisi mõnede poliitikutega, kes on andnud mõista privaatselt, et parem on jutuajamistel jätta telefonid kuskile kaugusesse, mitte neid kaasa võtta samasse tuppa, kus mõtteid vahetatakse vabalt, sest kõike kuulatakse pealt. Ja nüüd me oleme saanud ühe või teise kaasuse näitel, mis on siin viimastel aegadel Eesti meediast läbi käinud, et enam-vähem nii ongi, et toimubki selline laus pealt kuulamine. See, mida sa enne nimetasid, see NSA või USA vastav siis julgeolekuasutus, mis siis kuulab pealt ja salvestab iga hetke kogu internetti, võib-olla ma väljendan natukene piltlikult, aga põhimõtteliselt, eks ole, kõik kõned, kõik meilivahetused, kõik on põhimõtteliselt neile ligipääsetavad, kui neil vähegi on huvi. Ja see, mis sa muidugi ütlesid selle reklaami pakkumise kohta, siis ma olen seda mitte Google otsingute põhjal kogenud, vaid seda, kui ma olen eraviisiliselt kellega mõned meilid vahetanud või siis ka telefonis rääkinud ja mingisugust toodet maininud, siis mul hakkavad miskipärast pärast seda need reklaamid tulema. See on täiesti reaalne, muuseas, see on täiesti reaalne, et üks vandenõuteooria oli see, et Facebook kuulab ka sinu mikrofoni telefonis pealt ja mina pean kinnitama seda oma kogemustele tuginedes, et tõepoolest, kui sa räägid mikrofoni mingisugusest produktist, siis need reklaamid sulle ka sinna ilmuvad sellesse Facebooki feedi, nii et tegelikult kuulatakse seda mikrofoni pealt, tuvastatakse ilmselt tehisaru abil mingisugused sõnad,
konkreetsed väljendid, mille abil siis sulle müüa paremini neid produkte. Jaa, ma siin kohe viskaksingi õhku siis küsimuse, et äkki süsteem teab, mis on parim pesupulber. Et kui ma pärast koju jõuan, siis ma loodan, et mul juba meili peale tulevad pakkumised selle kohta. aga jah, et noh, ma tahtsin nagu markeerida seda, et küsimus ei ole ainult, eks ole, nendes turvakaamerates või politseikaamerates, mis noh, eriti asulates ja suuremates linnades, noh, 24/7 salvestavad siis kõike, mis tänavatel toimub, eriti võib-olla kesklinna territooriumil või siis ka registreerivad autode liikumisi, salvestavad numbrimärke, salvestavadki inimeste nägusid avalikus ruumis ja liikluses, et kui me oleme jõudnud ühtepidi selleni, siis teisalt, kui toimub selline laus pealt kuulamine, mis siis loomulikult ei toimu kohtu loal või kohtuniku orderiga, vaid mida siis tehakse nii-öelda, kuna tehnika on olemas selleks, tarkvara on selleks olemas, aga see ei tähenda, et kusagil keldris istuvad seal julged poisid, klapid peas ja siis muudkui kuulavad, eks ole, et üks inimene ei jõua seda teha paljude teiste suhtes ja see on ebaefektiivne, et loomulikult fikseeritakse märksõnu, fikseeritakse kõnesid, kui vaja, siis saab nüüd pärast ilmselt välja võtta ja see näitab seda, et kus tegelikult riigivõim teab sinust palju rohkem kui võib-olla sinu isegi kõige lähedasemad inimesed, eks ole. Et seda on ka selle Google'i kohta ju öeldud, et Google teab sinust rohkem kui sa ise tead, eks ole, et paneb seda pilti kokku sinust, et sinu otsingute põhjal, sinu neti või siis interneti kasutuse põhjal. Et see on nagu mingis mõttes paratamatu, et loomulikult, et igale poole, kus sa lähed, sa jätad mingisuguse jälje maha ja seda saab vajaduse korral siis kellegi teise huvides ära kasutada, aga meie räägime praegu riigivõimu kuritarvitamisest. Me räägime olukorrast, kus režiim, kus riik, kus süsteem jälgib oma kodanikke ja jälgib nii-öelda igaks juhuks, et äkki läheb seda informatsiooni meil kuskil vaja. Ja loomulikult ilmselt on üksikud sellised olukorrad, kus pannakse mingisugune kuritegu toime ja siis on politseil muidugi hea võtta need igasugused liikluskaamerate pildid ja turvakaamerate pildid välja, vaadata, et kes tuli sellel ajahetkel, millise autoga, milline inimene sealt välja tuli, kes liikus kuhu ja selle põhjal on võimalik siis see kuritegu lahendada. Aga kui suur protsent on siis selline avastatud kuritegu või avastatud kuriteod, kui suure protsendi nad moodustavad siis sellest lausjälgimisest. Et need ei ole isegi mõned protsendid, need on mingisugused 0, midagi, eks. Ja see siis peaks nagu õigustama kogu elanikkonna lausjälgimist. Nüüd järgmine aasta sellest lausjälgimisest ja info kogumisest inimeste kohta on see, kui seda informatsiooni hakatakse kasutama inimeste nii-öelda käitumisharjumuste ja üldse ka poliitilise käitumise suunamiseks. See on nüüd ideoloogiliste nende totalitaarsete riikide mudel, kus siis nagu Hiinat sa mainisid, eks ole, selline sotsiaalne krediidisüsteem töötatakse välja, et kodanik saab premeeritud, kui ta teeb seda, mida režiim temalt nõuab ja ta jääb teatud hüvedest ilma, kui ta seda ei tee nimelt. Aga ma ütlen, et ega see, mis seal Hiinas toimub, et see ei ole sugugi mingi kauge ja võõras ja mingisuguse, vaba eurooplase jaoks mingi kauge maailm, autoritaarne, totalitaarne maailm. Me kõik saime ju seda alles paari aastast ise omal nahal kogeda. Et see on kõige hirmu äratavam, et see juhtus Eestis põhimõtteliselt mõne kuuga, kui me räägime nüüd koroonapassidest konkreetselt. Et loomulikult koroona ajal olid ka muud piirangud, eks ole, kogunemiskeelud, maskikandmiskohustus, oli siin isegi eriolukord vahepeal, aga kui me räägime nüüd konkreetselt sellisest digitaalsest isikutuvastuse süsteemist, mis siis põhimõtteliselt näitab ära, kas sa oled krediteeritud kodanik või sa ei ole krediteeritud kodanik, et see tehti ju meil siin mõne kuuga. See oli aastal 2021 suvel, kui siis minu mälu järgi juulikuus anti teada, et koroonapasside süsteem tuleb ja põhimõtteliselt augusti lõpus see juba hakkas kehtima. Ja mõned vastuväited siis tulid,
mõningatelt ettevõtetelt, kõige kuulsam oli MEM-Cafe Tallinnas Kalamajas, mis siis suurte politseijõudude poolt suleti, aga neid üksikuid kohvikuid ja kohti oli ju veel üle Eesti, kes alguses tõrkusid, aga nad pärast sunniti kuulekaks ja tegelikult oligi see olukord selline, et lihtsalt oli kehtestatud selline totalitaarne elektrooniline süsteem, kus sinu ühiskondlik staatus, sinu põhiseaduslikud õigused ja vabadused sõltusid sellest, kas sa oled siis selle süsteemi nii-öelda kodanike nimekirjas, oled sa siis õigustatud inimene, oled sa oma süsti ära teinud, on sul siis nii-öelda see korras tervisepass ja sellega ju taheti siduda ju pikaks ajaks, selle kohta isegi tollane peaminister Kaja Kallas ütles, koroonapasside süsteem on tulnud selleks, et jääda. Et põhimõtteliselt veeretatigi võimu poolt selliseid mõtteid, et me allutamegi kogu populatsiooni, kõik elanikud, kõik kodanikud allutame sellisele elektroonilisele, sisuliselt jälitus- või jälgimissüsteemile, et kui sinu digitaalne pass on uuendatud, oled oma järjekordse doosi kätte saanud, siis su õigused taastuvad ja see selline lähenemine viib mind tegelikult, tuletab mulle meelde, mida ma toona mõtlesin, et aga põhimõtteliselt tuleks sellise totalitaarse lähenemise korral kuulutada kõik elanikud ilmale tulles kurjategijateks, alustada nende suhtes menetlust, see on automaatne protseduur, laps sünnib ema ihust, eks ole, ta võetakse arvele, riik alustab tema suhtes koheselt kriminaalmenetlust ja seal ei ole isegi vaja paragrahvi, et lihtsalt algab kriminaalmenetlus. Et need paragrahvid selguvad hiljem ja vastavalt vajadusele, nii nagu süsteem ette näeb. Ja nii on põhimõtteliselt kogu elanikkond on menetletav, ongi menetlusalune. Ja kui inimene suudab tõestada vastupidist, et ta ei tee midagi, ta on lojaalne kodanik, ta allub kõigile reeglitele, et siis võidakse teda sellest premeerida, aga kindlasti leitakse vajaduse korral kõigile mingisugune paragrahv. Vaat see on see mentaliteet, et me leiame sulle alati mingisuguse paragrahvi, sest olgem ausad, et ega tavakodanik ei suuda ju kõiki seadusi täita piinliku täpsustega, nii nagu peab, et isegi liiklusseadused, see ei puuduta ainult autojuhte, see puudutab ka jalakäijaid. Ütleme, sul ei ole isegi autojuhiluba, sa liigud tänava peal, lähed hajameelselt punase tulega või isegi sellises kohas üle tee, kus ei ole ülekäigurada, arvad, et sa tohid minna, tegelikult sa rikud hoopis liiklusseadust, sinu suhtes võib inspektor Kukeke, seisab seal puu taga, eks ole, fikseerib sinu üleastumise, astub ligi, eks ole, tervitab koha peal kiirmenetlus, lühimenetlus, protokoll, trahv, maksad ära pärast, võib-olla saad isegi mobiiliga maksta, on kohe tehtud. Et ühesõnaga, et tegelikult olukord, kus kogu elanikkond on menetlusalune, on võetud sisuliselt vahi alla riigivõimu poolt, et see on täielik düstoopia, aga selle düstoopia elemente me näeme juba igapäevaselt mitte kuskil kaugel Hiinas, vaid ka Eesti Vabariigis ja muidugi ka paljudes teistes lääneriikides, Euroopa riikides, et see on nüüd see koht ja miks me seda juttu üldse täna räägime, see on see koht, kus me kodanikena tegelikult peaksime võtma midagi ette, et sellega kaugemale ei saaks minna. Sellest sõltub tegelikult ju meie demokraatliku õigusriigi tulevik. Absoluutselt, ma olen täiesti nõus sellega, et see düstoopia on kohal, see düstoopia on siin praegu Eesti Vabariigis ja tegelikult mida me näeme üleüldse lääne ühiskonnas on see, et riik on muutunud vähkkasvajaks. Riik lihtsalt vohab metastaasidena kodanike turjal ja on võtnud endale õigusi, mida riigil, sellisel normaalsel õigusriigil ei peaks mingi valemiga olema. Ja eriti jälk on vaadata seda siin väikeses koduses Eesti Vabariigis, mis on tehtud nagu, ma ei tea, 900 000 eestlasele ja mõnesaja 000 siis siin muulasele ka veel. Et kus siis nüüd riik vohab sellise metastaasina lihtsalt niimoodi, et ta on tungimas kõikide inimeste eludesse ja põhimõtteliselt, nagu sa tõid selle väga hea kujundi, kõik inimesed on sündimisest peale menetluses.
arutluse all. Et see on nüüd nagu küsimus, see on riigiteoreetiline küsimus, mille tegelikult kodanikud peaksid omale esitama, et kui üldse peaks olema nagu üks peamine poliitika konservatiividel, siis konservatiivide üheks nagu lipukirjaks peab olema see, et vähem riiki. Riigis tuleb ära hööveldada tänase monstrumi asemel, ma ei tea, võib-olla 70%, võib-olla 80%, alles jätta need hädavajalikud 20 või 10% sellest praegusest aparatuurist. Kui te mõtlete seda, millega nüüd riik tegeleb, eks ju, et ta on pannud nagu sadade miljonitega püsti selle kaamerasüsteemi ja igapäevaselt miljonitega seda doteerib ja üleval peab ja peab üleval neid andmepanku ja tegeleb selle temaatikaga, eks ju, ilma igasuguse loata, ilma igasuguse kodanike loata, siis tegelikult poliitiline eesmärk peab olema see, et see riik tuleb põhimõtteliselt detsimeerida. Et siin ei anna nagu mitte mingisugust detsimeerida niimoodi, et 9% ära ja 10% jääb järgi, tähendab. Siis nagu, kuidas öelda, teistmoodi detsimeerid või ümberpööratud detsimeerimine. Et mitte 10% ära ja 90% järgi. Et see on nagu üks nagu asi, mida me nagu näeme. Teiselt poolt, kui ikkagi vaadata ka seda, et kuidas jälgimisühiskond inimesi mõjutab, siis ma lihtsalt tsiteerin või väga kiiruga vahendan ühte artiklit, mis alles hiljuti oli meil siin Objektiivis ka, et jälgimisühiskond muudab inimesed alateadlikult teiste inimeste jälgijateks. See muuseas selline uuring tehti Sydney tehnoloogiaülikooli poolt, kus siis vaadeldi seda, et millised on psühholoogilised mõjutajad, kui inimest jälgitakse testitud olukorras. Ja mida see siis välja tõi, on see, et inimesed hakkavad põhimõtteliselt ise ka, kui nad teavad, et nad on pidevalt kogu aeg jälgimise all, siis nad hakkavad ise ka toimima jälgimismasinatena. Nad hakkavad fikseerima inimeste nägusid, nad hakkavad kahtlustama teist inimest, neil tekib tohutu ahistus, psühholoogilised probleemid, kartus, igasugused psühhopatoloogiad võimenevad. See on nüüd selline jälgimisühiskonna otsene mõju inimestele. Et riiki vähemaks ei ole, ja ma ütlen, see peaks olema konservatiivide lipukiri, selline dooge, nagu pandi püsti seal USA-s. See peaks olema Eesti ühiskonnas ja Euroopa ühiskonnas täpselt samasugune eesmärk, et hööveldada seda monstrumit võimalikult väikseks, et siis kui tal ei ole enam raha, kui tal ei ole enam vahendeid, siis ta ei saa sellist asja ette võtta. Jaa, ma arvan, et põhimõtteliselt sõltub see ikkagi ühiskonna enda hoiakutest ja kodanike enda hoiakutest, et vähemasti senikaua, kuni meil on vaba ühiskond ja kuni veel kodanike enda valikud ja otsused ja sõna midagi maksavad, on võimalik tõesti detsimeerida, nagu sa ütled, või muuta selliseid tendentse, mis paratamatult viivad välja sellisesse düstoopiasse, kust ei pruugi olla väljapääsu. Et jah, kõik süsteemid ükskord lagunevad, Nõukogude Liit lagunes kogu oma totalitaarse julgeoleku võimekusega, eks ole, küllap ka see Hiina ükskord laguneb sellisel kujul, nagu ta praegult on, aga me ei taha ju üldse sinna välja jõuda, me tahame tegelikult, kui meil on oluline vaba ühiskond, siis see on koht, kus me praegu peame midagi ette võtma. Ja mida nüüd tavakodanik saab ette võtta? Jah, loomulikult ta saab teha oma poliitilisi valikuid, toetades kõigepealt neid poliitilisi jõude, kes seisavad vaba ühiskonna ideaalide eest. See on nagu kõige esimene asi, mida kodanik saab teha. Loomulikult ta saab ka oma eraelus ja ka oma tööalases elus otsustada selliste lahenduste kasuks, mis töötavad vastu sellise jälgimisühiskonna, kontrolliühiskonna tekkimisele. Kasutage alati sularaha. Ärge kasutage pangakaarti. Tehke midagi taolist, mis suurendab ja mitte ei vähenda teie sõltumatust riigist.
Sest, ja ärge unustage mitte kunagi ära seda, et mitte teie ei ole riigi jaoks, mitte meie, ütleme seda pigem meie vormis, meie ei ole riigi jaoks, riik on meie jaoks. Ja andkem seda mõista ka ametnikele. Loomulikult iga süsteem hakkab vohama, kasvama, võetakse ametnikke järjest rohkem tööle, poliitikud krahmavad võimule saades veel rohkem võimu enda kätte ja me näeme, mida on teinud Euroopa Liit, eks ole, et süsteem, mis pidi olema selline riikide ülene organisatsioon, mis pidi siis aitama riikidel toimida ja parandada oma majanduslikke väljavaateid, edendada kodanike vaba liikumist ja mis need Euroopa Liidu alusväärtused öeldi olevat. Nüüd me oleme jõudnud olukorda, kus tegelikult Euroopa Liit dikteerib rahvusriikidele ehk siis oma peremeestele, mida tuleb teha, kuidas tuleb teha. Ja rääkimata sellest, et milliseid totalitaarseid poliitikaid, rohepöördest alates ta edendab, et ärme lase sellel süveneda, teeme kõik endast oleneva, et need tendentsid ei süveneks. Sa mainisid muuseas ühte olulist aspekti, kasutame sularaha. Tegelikult ka see aspekt on pandud selle sama Euroopa Liidu ja nende samade globalistlikke ringkondade poolt löögi alla. Nimelt Euroopa Liidus on praegu ettevalmistamisel digiraha projekt ja digiraha on nüüd selline asi, mis põhimõtteliselt röövib ära ka sinu viimase sellise finantsvabaduse jäänu. Et meie finantsvabadus on niigi piiratud loomulikult, aga see on nüüd see, mis paneb täieliku viimase naela sinna kirstu, ehk siis iga ühik selles digivaluutas on põhimõtteliselt nummerdatud, jälgitav, igat ühikut saab vaadata, kellelt kuhu ta on läinud, millistel tingimustel, mis ajal, mis tehingus, mille eest, see on kõik põhimõtteliselt jälgitav ja ka niimoodi, et see on ka, kui ta on jälgitav, siis ta on ka blokeeritav. Et kui näiteks mina tahan Objektiivi peatoimetajana peale kuud tasuda sinule honorari, siis võib Euroopa Keskpank ütelda, et ei, sellise asja eest sina raha üle kanda Veiko Vihurile ei saa, seda annetusraha, mida me oma headelt toetajatelt saame selleks, et Objektiivi üleval pidada. Kaasa arvatud meie kaastööliste tasustamise läbi. Et või teine asi, need samad annetajad ei saa näiteks sellisele vastu töötavale organisatsioonile nagu Objektiiv annetada, see annetus ei lähe läbi enam. Või kui annetatakse ja see asi läheb läbi, siis on sul selline suur punane nii-öelda küsimusmärk või hüüumärk kuskil kirjas. Aga Kanadas seal koroona ju juhtuski Trudeau valitsuse ajal Täpselt. Et pangaarved külmusid ära, sa ei saanud üldse oma rahalisi vahendeid kasutada. Täpselt. Sest sa olid ohtlik element. Nii oligi. Et tegelikult seal seda tehti veel, ütleme niimoodi siis nagu tavapanganduse raames, eks ju. Aga digivaluuta on põhimõtteliselt, see on, ma ütlen, see on viimane nael selle digi või üleüldse meie finantsvabaduse kirstu. Et see on nüüd ka üks nagu projekt, mida tahetakse teha loomulikult ja läbi suruda. Ja mis nagu kõige hullem kogu selle asja juures on see, et kui me vaatame Eesti riiki ja Eesti riigi praegust struktuuri, seda püsi- ja süvariiki ja isegi riigi poliitilist juhtkonda, siis me ei näe ühelegi sellisele inimeste vabadust otseselt ära röövivale projektile mitte vähimatki vastuseisu. Et kui paneme Eesti riigi sellise struktuuri, ametnikud ja poliitiline juhtkond ja eriüksused ja kõik paneme ühte potti, siis kui me vaatame seda, mis sealt välja tuleb, siis põhimõtteliselt me võime seda käsitleda ainult meie enda vabaduse vastase äraandjate jõuguna, kes on ennast maha müünud globalistidele ja kelle eesmärk on siin implementeerida täpselt neid samu poliitikaid, mida Euroopas või Hiinas või kuskil mujal on sealsete globalistide ja totalitaristide poolt kas vastu võetud või vastuvõtmisel. Nii et tegu ei ole otseselt nagu Eesti riigi ja rahva eest seisva valitsuse ja moodustisega, vaid see on põhimõtteliselt sellise suprastruktuuriga, mille eesmärk on seda rahvast siin veel omakorda
alla suruda ja kogu see jälgimisühiskonna asi, mis nüüd välja tuli siin nende kaameratega, liikluskaameratega, on lihtsalt üks väike moment selles pikas reas, mida me oleme harjunud nägema siin Eesti riigis. Jaa, no see on vana tõde, et meie ametnikud ja meie ametnikkond muidugi ju paisub nagu pärmi peal. Meie ametnikud keeravad ka eurodirektiividele veel mitu vinti otsa, sest nii tundub õige olevat. Nii saab näidata, et me oleme väga eeskujulikud ja viime Brüsseli poliitikat ellu eriti eesrindlikult ja eriti tublilt. Ja need ametnikud ei mõtle üldse selle peale, et kuidas inimesed või ka ettevõtted, kellele mingisuguseid norme hakatakse, mingisugust aruandluskohustust hakatakse peale panema nende Brüsseli direktiividega, et kuidas nad siis hakkama saavad nagu päris elus. Et meil on siin kompleks probleemiga tegemist, et jah, jälgimisühiskond on selles mõttes väga oluline, mis puudutab meie vabaduste säilimist, meie otsustusvõimet iseenda valikute üle ja mitte, et keegi kontrollib seda kogu aeg ja mitte, et keegi seda võiks hakata piirama ühel hetkel. Aga me näeme tegelikult, et kogu see riiklik struktuur, mis siin on viimastel aastatel kuidagi nagu iseendast välja kujunenud, on kaugenenud rahvast, kes peaks olema ometi selle riigi struktuuri isandaks ja kelle teenistuses riiklik struktuur peaks seisma ja see elab täiesti oma elu, elab seal need tegelikult kasusaajad, mida sa oled väga tabavalt kasutanud seda mõistet, need tegelikult kasusaajad on kusagil mujal ja need tegelikult kasusaajad ei ole meie kodanikud, kelle nimel ju seda riiki tehakse. Et see on selline kompleksne probleem, mida me siin üritame harutada oma saadetes, aga mille lahti arutamiseni ja rääkimata siis kõigi nende probleemide lahendamiseni on meil ka üsna pikk tee minna. Kahtlemata on, meie saateaeg hakkab läbi saama, aga mida siia saate lõppu ütelda, et ma arvan, et siin peaks nüüd kõik nii-öelda Eesti riigi järele jäänud üksused, olgu siis isegi Riigikohtust, õiguskantslerist, avalikkusest, peaksid inimesed välja astuma kodanike vabaduste kaitseks, kahtlemata riigikontrolörist, poliitikutest, kõikidest teistest alates ja küsima, et mida siin nüüd toimub? Mis krempel siin Eesti Vabariigis nüüd püsti on pannud? Kelle korraldusel ja kelle huvides. Ja nagu sa ütlesid väga hästi, et ma arvan, et siin peaksid nüüd pagunid lendama, et jätame pead alles, aga pagunid peaksid nüüd küll lendama. Kupud ja pagunid igalt poolt nagu kahte lehte, et nii PPA-st ja miks mitte ka valitsusest, et kui on lastud selline, ma mäletan veel alles hiljuti, väikse viimase faktikilluna toon siia, kuidas Varro Vooglaid küsis seda siseministri käest, kas meil on selline kaamerasüsteem olemas ja siseminister kinnitas talle, et ei, midagi sellist ei ole olemas ja siis tuli välja, et täppi pealt midagi sellist on ja ma ei teagi, kas see on siis nagu enese maine puhastamisoperatsioon, et on taganetud sellest ja öeldud, et ei, me ei tea seda või tegelikult teatakse küll väga hästi, aga igal juhul asi on äärmiselt kahtlane ja seni, kuni Eesti riik niimoodi käitub, on ta põhimõtteliselt mitte rahva teener, vaid rahva vastane, rahva orjastaja, ta on lihtsalt mingisugune globalistlik esindaja ja asehaldur siin, mitte meie Eesti riik. Aga Veiko, ma tänan sind selle mõtiskluse ja saate eest ja järgmisel nädalal uuesti. Aitäh kutsumast, kõike hääd! Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade, me oleme siis eetris järgmisel nädalal, stuudios olid Markus Järvi ja Veiko Vihuri, kõike head ja kuulmiseni! Objektiivi raadio.